Õnneks Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. novilistused. Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna on meie vestluskaaslaseks Kadrina Keskkooli inglise keele õpetaja ning vallavolikogu liige Signe Ojasalu. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! Tere! Te olete sündinud 1962. aastal. Milline on teie esimene mälestus? Ma sündisin Tartus ja sealt ma arvatavasti ei mäleta midagi, aga üpris kiiresti minu vanemad kolisid Kadrinasse. Ja mul on esimene mälestus Nooruse tänav 1, kui Kadrina rahvas nüüd mõtleb, siis see 3 ühesugust maja seal ja me elasime esimeses majas. Ja ma käisin kas lasteaias, lastesõimes ja see oli siin Tuletõrjemäest alla tulla tegelikult selles samas majas, kus ma ise praegu elan. Ja talveaeg ja tulime kelguga ja siis mul on silmad ees koridoris või trepikoja pimedus, kuidas vasakule poole trepi alla pandi kelgud ja kuidas me trepist üles läksime nagu karujommid, sest meil olid suured kasukad seljas. Ma ei oska öelda, kui vana ma olin, aga see on mul kuskil lapsepõlvest mälestus. Ja see oli esimene maja, kus minu vanemad elasid. Ma pidin väga väike olema. Nad tulid 62. aastal Kadrinasse elama. See oli siis see sama korter, kus hiljem apteek oli? Jaa. Ehk siis varasem... Seal oli see Kadrina kommunaal on just, seal all ja apteek on selles majas ja me elasime üleval teisel korrusel. Ehk siis teisel korrusel? Jaa, aga siis seal apteeki ja ka kommunaali ei olnud. Ei, seda küll, jah. Ma mõtlen, et kunagine MTJ direktor Harald Männik elas ka samas majas ja minu arust tema oli seal, kus apteek oli. Me elasime teisel korrusel. Minnes nüüd, ütleme, aastasse 1965, te tähistasite oma 3. sünnipäeva, kas te seda mäletate, ma ei oska öelda, aga natuke suursuguselt võib öelda, et kui te tähistasite oma 3. sünnipäeva, siis terves Nõukogude Liidus tähistati esmakordselt siis naistepäeva. Kas on mõni selline huvitav lugu või et... Ega ma ei mäleta ju loomulikult oma 3. sünnipäeva, aga see, et see 8. märtsil see sünnipäev, see on mind saatnud terve elu. Ja võib-olla isegi selline asi, et vahel vaatasin, et teised said tüdrukud klassis. Meil väga tähistati 8. märtsiga koolis klassis ja et teised tüdrukud said lilli ja kingitusi 2 korda aastas, 8. märtsil ja siis veel sünnipäeval. Aga minul oli alati see 1 kord ja kodus oli samamoodi, et isa pidas meeles alati ema, eks ole, ja 2 korda aastas, aga minul jälle ikka 1 korda aastas. Et see on mul nagu meeles. Ja kui ma nüüd ise oma esimest last ootasin, Tuuli, siis temal oli pandud ka sünniajaks 7. märts ja ma arvasin, et äkki pingutan ka välja, et saaks nagu ühele päevale sünnipäeva, aga ei saanud teine märts. Nii et selle koormaga ma kõnnin siiamaani, et ka hetkel praegu koolis ikkagi meespere peab meeles 8. märtsil, aga mul on alati siis see sünnipäev ja naistepäev ühel päeval. Aga vahel on hea sinna taha pugeda, ei pea teistele välja tegema, sest laud on kaetud. Seda küll. Tulles nüüd teie vanemate juurde, teie isa Enno Põllu sündis 8. juulil 1936 Järvamaal. Te olete ka ise koerus tema vanemate kodus käinud ja meenutanud olete, et kui te sinna sõitsite autoga, siis te täitsite autoraadio rolli. Kuidas see täpsemalt siis välja nägi? See lausa koerus ei olnud, see veel koerus natukene edasi. Seal on selline külakene nagu Puivere. Ja esimesed aastad ma mäletan, kui me väiksed olime, ju meil vist ei olnud autot. Me sõitsime ka vahel bussiga. Käis mingisugune liin, mis läks Tapa kaudu
ja sõitis seal siis koeru peale ja noh, need sõidud, isegi bussisõidud, kui ma praegu mõtlen, mul tuleb niimoodi silmad ette. Aga pärast oli isal auto ja siis me sõitsime, aga isa oli mul selline, kes kippus roolis magama jääma. Ja ta on 2 korral täitsa korralikult kraavi sõitnud, 1 korra ta sõitis nii, et mäest alla, põhjas ärkas üles ja siis kihutas kohe üles. Ja 1 korra ta sõitis ikkagi niimoodi, et tal oli selgroo vigastus, sest ta kippus magama jääma. Ja see selline magama jäämise asi on nüüd mu nooremal ööl ülele läinud. Ja siis ema otsustas, et ta ei luba tal üksi sõita, et alati peab olema keegi kaasas ja kuna mina olin selline õudne lobiseja, siis mind pandi sinna kõrvale ja siis ma pidin terve aeg rääkima. Ja ma pidin küsima isa käest küsimusi ja mitte igavalt rääkima, et isa jääks magama sellest, vaid ma pidin niimoodi rääkima, et ta oli sunnitud vastama ja siis ta ei saanud magama jääda. Ja siis ema ikka ütles, et näed, sa oled autoraadio. Eks sealt ongi tulnud. Kas te mäletate ka võib-olla, millest rääkisite? Ma arvan, et me lugesime autosid, siis ma küsisin sealt niimoodi kõrvalt ikka ka kohanimesid ja et isa, kas sa siin oled käinud ja et kus sul see kool siin on ja niimoodi, sest isa lausa ei käinud, kool ei olnud Koerus, kool oli seal Puiverest väljas, oli niisugune Peetri ja siis Anna ja Anna kirik ja mis sinna kanti jäid, et ta nagu käis seal koolis ja ma siis selliseid asju küsisin, aga arvatavasti kõik see, mis mul parasjagu silmad käisid ja mis ma nagu väljas nägin ja siis ma teadsin, et ma pean kogu aeg rääkima, siis ma kogu midagi välja leiutasin. Laulsin ka muuseas vahel. Kõike laste laule, mida isa siis vahel mulle kaasa laulis. Ja võib-olla natuke rääkida ka teie emast, et ütleme, Kadrina inimesed on tõenäoliselt kõik kursis, kes Enno Põld oli, aga kes teie ema on? Minu ema on pärit Tartust, sai isaga tuttavaks Tartu ajal, siis kui isa õppis EPAs ja väga usklikust perekonnast. Tal oli veel 3 õde ja ema on mul lõpetanud Tartus meditsiinikooli ja on siin Kadrinas töötanud palju aastaid laborandina, et väga paljud inimesed on just tema juurest vereproovi käinud võtmas ja saamas. Ja ma mäletan ka neid, kui me jõuame edasi veel need ajad, kus isal oli vaja parteisse astuda, siis väga tugevad vaidlused olid just ema suguvõsa ja siis isa suguvõsa vahel, sest isa ei ole mul olnud ei oktoobrilaps, pioneer, kommunist, sellest kommunismi organisatsioonist ta pole olnud, eks ole. Aga oma ametikoha pärast oli tal siis valida, et kas ta võtab selle ametikoha või ei võta, aga vaja oli see parteiline kuuluvus ja mis oli väga tugevalt siis selle 2 pere vahel oli arutelud. Aga isa ütles ka, et ma oma ametialaselt väga paljudele asjadele ei saa ligi, kui ma ei ole parteis. Aga ema ja isa said omavahel väga hästi läbi, et omavaheline suhe oli väga hea. Kuidas te oma isa inimesena kirjeldaksite? Minu isa oli väga range põhimõtetega, samas väga hea rääkija. Ta oli ohvrimeelne, kuna ka meil ka peres 3 last ja alati see majanduslik olukord ei olnud nii väga hea. Isa ei ole mul kunagi olnud selline, kes oskaks väga mammonat kokku ajada. Ja ta alati pani ikkagi nagu meid lapsi esikohale, et kui meil olid mingid vajadused, me tahtsime midagi, siis ta nagu loobus enda mingitest mugavustest. Ja nüüd, kui ma ütlesin, et oli väga hea rääkija, siis kui ma meenutan näiteks suguvõsas, kui oli peredes seal mingid probleeme, siis mul tädi või kõik tõid oma lapsed siis sinna kohale, palun nüüd kasvata. Isa siis oskas rääkida ja kasvatada niimoodi, et ta rääkis musta valgeks. Isa, ma ei ole väga hea füüsikas ega matemaatikas, isa oli väga hea õpetaja ja ta oli hästi järjekindel. Kui ma jälle läksin, vahel ma ei julgenud minna küsima, sest ma ei saanud mõnest füüsika asjast aru, siis ta ütles, nii kulla laps, istume nüüd see maha ja hakkame tegelema. Ja kui mul oli juba nii kõrini, mõtlesin, et ma enam ei taha, ta ütleb, aga sa ei saa ikka sellest asjast veel aru. Veel võtame läbi, tõi mulle veel ülesandeid.
Ta oli selline järjekindel, ma võisin vesistada ja nutta, et ma enam ei taha. Ta ütles, aga me peame seni sellega tegelema, kui sa oled sellest aru saanud. Ja ma mäletan ka selliseid aegu, kui ta asutuse juhataja oli, siis ta käis ka, aitas lahendada peretülisid. Ma neid õhtuid mäletan, kui koputati uksele ja öeldi, et Enno, kas sa saad appi tulla, sest meil on väike peretüli. Nii et isa käis ka seda tegemas, et ta oli selline, nagu oskas probleeme lahendada. Et ta võib-olla ei olnud väga hea selline kõnepidaja, aga ta oskas nagu suhelda ja ta oskas kuulata ja ta oskas nagu süsteemselt rääkida ja sulle korralikult augu pähe rääkida, et sa teeksid nii, nagu tema tahab. Ja pere ta hoidis, tohutult armastas ujuda. Kui ema helistas näiteks tööle, ütles, et kuule, me lähme täna Võsule, siis isa tuli jooksujalu töölt ära, sest tal tohutult meeldis rannas olla, tohutult ujuda. Ja töönarkomaan oli ta. See oli tavaline, et isa tuli meil koju õhtul kell 10-11, et see oli täitsa tavaline. Ja siis need tohutud pikad sõidud sinna Tallinnasse ministeeriumisse, kasugused koosolekud ja kus ta oli ka ikka, nii et koju jõudis alles õhtul kell 10. Aga ta kunagi ei unustanud ära, et tal on kodus 3 last. Ta tuli alati, meil olid šokolaaditahvel oli seal kaasas, kui ta tuli kõigi igaühe jaoks. Te nüüd rääkisite sellest Tartu ja EPA perioodist. Täpsemalt siis Enno Põllu lõpetas 1954. aastal Tallinna kommunaalehituskooli ja 60. aastal siis EPA mehhaniseerimisteaduskonna. Ja Kadrinasse tulite siis 1962. aastal ja siis pärast lühikest perioodi temast sai juba siis Kadrina EPT juhataja. Ja ka teie ise olete siis toona väikse lapsena käinud siis seal EPT-s kohal. Millisena te Kadrina EPT-d mäletate? Isa lõpetas selle Polütehnilise instituudi kiitusega ja tänu sellele ta sai ilma eksamiteta EPA-sse. Ja siis ta alguses, kui ta Kadrinasse tuli, siis ta oli siin peainsener ja hiljem siis oli juba juhataja. Ja mina käisin tal tööl aeg-ajalt kaasas. Kuna tegelikult mul nende õdedega vanuse vahe on 6 aastat ja 9 aastat, siis ma olin päris pikka aega üksi peres. Mul oli küll ka lapsehoidja. Kui nüüd teate, kus kunagi oli see vana apteegimaja, mis läheb seal surnuja juurest sinna viadukti poole, on seal nurga peal üks, ta nüüd elumajaks tehtud. Aga mingil ajal oli seal apteek ja postkontor selles majas sees. Ja teisel pool oli üks väga kena tore tädi, Ainola tädi, kes mind hoidis. Sest lasteaeda millegi pärast mind ei pandud, ma isegi ei tea miks. Ja kui ma vahel haige olin, siis isa oli sunnitud mind kaasa võtma. Ja seda Kadrinat ma siit mäletan sellest ajast, kuna võtan 3 maja, kus ma ütlesin Nooruse tänav 1, olid need 3 maja, oli saunahoone ja oli kõrval ühiselamud ja praegu nüüd ma vaatan ka, et ehitatakse ringi. Need majad olid ja nüüd kooli ja siis nende 3 maja vahel olid ainult puukuurid. Meie lõputu mängimisala, kus me mängisime, meil olid salonnid ja majad ja kõik. Ja siis ma mäletan seda Kadrinat, kõik see, kus praegu on need meil 3-korruselised, 5-korruselised hooned, see oli ju tühi maa, seal olid põllud, surnuja poole tulla, siis oli seal õunapoed ja kui ka minna siis sinna Ulja poole, siis kõik neid tootmishooneid ei olnud, see oli ka kõik ju tühi maa ja siis olid ainult need EPT need tootmishooned, mida kogu ehitati. Neid ma kõik mäletan ja ma olin isal kaasas väga tihti isa töökabinetis. Ja kui ma praegu lähen sinna, kus on vallavolikogu koosolekud, siis ma alati mõtlen, et mina olen arvatavasti seal see kõige vanem, kes on siin kõige esimesena käinud. Sest ma olen täpselt selles ruumis olid isal koosolekud, isa töölaud oli sinna, isa istus nagu seljaga põhja poole. Ja siis kõik need mehed, kes siis osakonna juhatajad, kes seal olid, kes siis ümber laua, tuldi siis koosolekule mingeid asju arutama, ma olin alati seal kaasas. Ja ma siis istusin seal ja mul on see nii meeles. Ja isa alati joonistas mulle majasid. Ma tellisin isa, palun joonista maju. Ja isa rääkis meestega ja joonistas maju mulle teise käega. Aga majad olid alati ratastega. Ja ma küsisin isa käest, aga miks sa majadele rattad alla joonistad? Ta ütles, aga ma teistmoodi ei oska. Et need on mul meeles sellised asjad sealt niimoodi. Te nüüd mainisite ka seda, et teie isa käis siis Tallinnas ministeeriumites. Paljud siin on kindlasti kuulnud Otto Ameri läbisaamist siis kunagise haridusministri Elsa Gretškinaga,
aga kuidas teie isal, ütleme, nende võimuametnikega suhted olid? Mida nüüd täpselt me silmas peame selleks, ma nüüd siin natukene vaatan, siis tegelikult ma mäletan neid aegu, kui Gretškiniga suheldi Otto Ammeriga, sest isa jaoks oli, ütleme, haridus oli väga oluline ja ta 150% toetas Kadrina keskkooli, et Kadrina keskkool saaks kõikvõimalikud vajalikud ruumid, sest ütleme, plaanid kooli ehitada olid suuremad, kui see tegelikult teoks sai. Siia pidid tulema ka kutsekooli ruumid ja mida siia kõik plaaniti, mis kõik ei tegemata. Ja selleks oli muidugi seal ministeeriumis häid suhteid vaja. Ja isal olid seal väga head suhted. Isale tehti ka, kui mina olin keskkoolis, siis isale tehti ettepanek tulla põllumajandusministriks. Aga kodus oli sellel teemal hästi suured arutelud ja mina olin just keskkooli lõpetamas ja minu jaoks oli kuidagi see nagu hirmutav, et siit ära minnakse. Me elasime küll siis korteris ja alguses oli ka isale seal niimoodi võimalus, et ta oleks Tallinnas korteri ja siis haridusministriks. Ja kui ma nüüd hästi mäletan, siis vist sellel ajal oli endine minister oli seal Harald Männik ja põllumajandusminister ja tema oli siin samas töötanud, ka ta oli ka siin kandis töötanud ja tema tegi isale ettepaneku, et ta tuleks ministriks. Ja isa loobus sellest, sest et me kodus ikka arutasime, me olime sellele vastu, et me ei kujutanud ette elu Tallinnas kuskil, ma isegi ei mäleta, kus seda korterit pakuti, kas Mustamäele või mõtlesin ka ja emates ka, et me ei ole seda tüüpi inimesed. Isa on ka ehtne maainimene tegelikult ja et me ei ole sellega nõus ja isa loobus sellest. Aga suhted seal olid väga head, et isegi mina mingi aeg töötasin seal. Eks see natuke läbi isa sinna sokutamine oli, et kui ma pedagoogilise instituudi lõpetasin, siis ma mõtlesin ka, et mul oli abikaasa Tallinnas. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma siis nüüd siit Tallinnast ära tulen. Pärast mõtlesin, et kunagi ju pakuti võimalust Tallinnast elamine, aga nüüd, et kuidas ma ära. Ja siis ka ma ei leidnud seal Tallinnas kohe ühtegi kooli, kuhu ma oleksin tööle läinud. Ja siis ma olin seal põllumajandusministeeriumis tööl. Ma olin keemiatoodete osakonnas. Ja siis üks selline natuke naljakas seik või niimoodi. Meil oli alati, kell 9 hakkas tööpäev, kuskil 10-11 oli alati kohvikusse minek. Kõik naised sealt ja siis sealt osakonnast, nagu peamaja, me olime seal, selle peamaja kõrval oli see keemiatoodete osakond. Ja siis tihti pidin helistama, muuseas hästi palju mul venekeelsel ajal arenes, sest ma helistasin Venemaale, ma pidin seal asju ajama telefoni teel vene keeles. Ja siis naised seal ikka olid alati elevil, et kuulge, et me peame minema sinna kohvikusse. Ja siis naised, et teate, see mees on täna jälle siin kohvikus. Mina mõtlen, et kellest nemad räägivad, et kes see seal mees seal niisugune on. Ja siis ühel korral isa tuli mulle sinna kabinetti, naised olid kaasa, et kes ta sulle on? Ma ütlesin, see on mu isa. Et me viisakamat ja meeldivamat meest siin majas ei tea. Et tal olid seal ikka uksed avatud, et kui tal oli vaja midagi siin Kadrina jaoks välja manguda, siis tal olid tuttavad inimesed igal pool ees, kus tema jaoks olid uksed seal avatud. Tulles tagasi siis teie lapsepõlve juurde, et te siin natuke ennist ka rääkisite, et kuidas te seal puukuuride juures mängisite. Aga kuidas teil üldiselt see lapsepõlv siin Kadrinas möödus? Mina arvan, et minu lapsepõlv oli väga, väga õnnelik. Ma ütlesin, isa oli range, meil olid täpselt reeglid, mis kell tuli kodus olla, mingit niisugust hulkumist ja seda ei toimunud, aga Signe oli kaval, kui oli vaja. Signe õlitas ukse hinged ja läks õhtul salaja välja, sest meil oli oma kamp, kellega me ikkagi liikusime. Aga see mängimine ja ma mäletan neid aegasid, kui hakati ehitama neid paneelmaju sinna juurde, siis Kadrina oli täis selliseid kanalisatsiooni või ütleme nende kommunikatsioonide vedamise kraave, sügavad kraavid. Ja meil olid sellised luuremängud seal pimedani. Meil olid tiimid siis, et kuidas, kes olid need siis nii-öelda üks pool ja teine pool ja meil käis selline mängimine seal, et ennast unustamiseni.
ja siis olid ka meil rahvastepalli matšid olid ja suured väga tihti mängisid, siis me, kui väiksemad olime, siis meid ei tahetud sinna punti võtta. Et siis me vahtisime seal suudripakil ja tahtsime õudselt mängida. Ja see oli ka pimedani mängiti ja siis hakkas täpselt see, sa pead koju minema. Ja tuldi järele, et nii, et pead olema kodus, siis sa valud ja mängud ei saanud. Kord oli kord, tuli koju minna. Et sellist väljas mängimist oli hästi palju. Sellel ajal oli ka kino väga populaarne, sest see sama meie kultuurimaja, seal oli meil süsteemselt olid filmid. See oli väga populaarne, mida me käisime vaatamas. Ja oli ka sellised pidusid, aga pidudel käimist meie vanemad ei lubanud, et õhtul pimedas kuskile välja kolama ei lähe. Et kui ma juba nagu suurem olin. Aga ma arvan, et see lapsepõlv oli hästi tore. Ja meie peres oli see töö tegemine ka, sa pidid aias tööd tegema, sa pidid seal marju korjama, sa pidid peenraid rohima ja midagi see, et sa ei tee seda või mangud seal, et isa oleks selle koha peal pehmeks räägitud, näve. Korjasid ära oma marjad, see põõsas on tühjaks korjatud, siis palun võid minna. Meil käis asi niimoodi. Te olete meenutanud, et teisest klassist oli siis teie lend just kui katsejänesed, sest alustati inglise keele eriklassiga. Kas huvi inglise keele vastu pärineb just sellest ajast? Ma ei ütleks, sest et ma mäletan seda. Ma olen nüüd ema käest küsinud, et kas ta mäletab, et mis põhimõtte järgi meid sinna klassi jagati, et kas oli siis tõesti see kõigil, sest mul on nagu tunne, et see oli mingi teatud grupp, kes pandi seda inglise keelt õppima teisest klassist. Ja need, kes pärast mind sealt tulid, siis nemad alustasid juba esimesest klassist, kas oli esimese klassi teise poole pealt. Aga et meil oli ta teisest klassist ja ma rohkem nagu mäletan seda keskkooli aega või see oli kuskil 9., 8., siis oligi see 8. klassi lõpp ja 9, 10, 11, siis minu ajal oli 11 klassi. Ja see jagunemine toimus seal meil kuskil 8. klassist, kus oli veel võimalik otsustada siis, kas see eri inglise keel või siis oli autojuhtimine ja olid siis need sekretäri oskused, tüdrukud õppisid trükimasinal trükkimist, mida ma vahel mõtlen, et oleks tegelikult kasulik olnud. Siis ma mõtlesin, praegu ma enam nii ei mõtle. Ja et me olime seal inglise keeles, meil oli 2 õpetajat. Meil oli inglise keele tund iga päev, pluss teisipäeviti oli meil 2 tundi järjest. Ja oli siis Tiiu Lankei, keda ma väga sooja südamega meenutan. Ja oli Kiira Nõmmik, kes oli väga range. Ja neil oli kuidagi see süsteemi jaotatud. Kiira Nõmmik õpetas meil rohkem grammatikaalasid, grammatika poolt. Ja õpetaja Lankei, Tiiu Lankei õpetas meile sellist country study, mida täna öeldakse siis kirjandusala, geograafia, et selliseid asju me lugesime päris palju seal tema tunnis. Ja saime ka just elulugudest, kirjanike elulugudest teada. Ja aga nüüd see, et see inglise keele huvi, kui ma nüüd võin siit pikemalt edasi eietada, ma arvan, et tuli hoopis hiljem. Sest ma läksin Tallinnasse õppima eesti keelt ja kirjandust, pedagoogiline instituut tookord, nüüd eks ole siis pedagoogiline Tallinna ülikool. Ja ma õppisin seal inglise keelt seda eesti keelt ja kirjandust. Ja alguses seal kohe tehti sellised katsed, et vaadati, et kuidas kellegi inglise keel oli. Ja mina siis olin ka tänu oma õpetajatele nii ja inglise keelega, et öeldi, et sul ei ole vaja siin inglise keele tundides käia. Mina ma jälle praegu mõtlen, et see ei olnud väga õige. Et me oleksime ikka kõik need, kes me tugevamad olime, me oleks pidanud mingisugusest, näiteks mingist tugevamast rühmas, eks ole, õppima. Aga meie üles oli lugeda, meie pidime lugema ja siis oli niimoodi, et meie läksimegi siis, pidime mingil hetkel käima neid raamatuid ringi rääkimas, et mida me lugesime. Ja pean siin jälle väga ütlema tänusõnad õpetaja Tiiu Lankeile, kelle käest mina sain raamatud ja ma lugesin sellised raamatud nagu Forsythide saaga läbi inglise keeles ja sellel ajal just selle siis John Galsworthy
poolt oli antud see 3 esimest osa sellest Forsythide saagast välja ja see oli eesti keelde tõlgitud, aga siis edasi oligi siis see Modern Comedy, see kaasaegne komöödia, millel oli veel 3 osa siis, eks The White Monkey and The Silver Spoon ja Swan Song, mis ei olnud eesti keelde tõlgitud ja ma sain õpetaja Tiiu Lankei käest need raamatud lugemiseks inglise keeles ja ma lugesin need sellel ajal läbi ja siis ma käisingi seal ülikoolis neid raamatuid ringi rääkimas ja harutlemas nendel teemadel. Aga kui ma siis ära lõpetasin pedagoogilise instituudi, siis ma muuseas ei läinudki kooli tööle. Siis oli see aeg, kui ma olin seal Põllumajandusministeeriumi juures tööl ja siis mina abiellusin vahepeal. Minul olid juba siis lapsed ja juhtus selline asi, et minu abikaasa suguvõsal oli Keilas maja, mis läks lammutamisele. Ja ta oli selline terve tänava täis maju, läks lammutamisele ja oli niimoodi, et kui seal majas keegi sees elaks, siis selle anti vastu korter. Noh ja mida me siis tegime loomulikult, et see maja niisama maha ei tõmmataks, me läksime kähku siis sinna, kirjutasime ennast sisse. Ja sealt ma jäingi üpris pikaks perioodiks Keilasse, sest see maja läks lammutamisele, me saime korteri. Ja siis, kui lapsed olid juba nii suured, et tuli hakata nagu tööle minema, otsisin ma Keilas endale töö. Alguses ma olin ka oma poja pärast, kes oli väga selline minus kinni. Olin tema pärast, olin ka lasteaias tööl. Aga siis ma läksin tööle Vene gümnaasiumisse. Keila Vene, ta oli Vene keskkool siis, eks ole, Keila Vene keskkool. Ja seal on nüüd see metoodika, keele õpetamise metoodika on teine, et see on väga erinev, kas ma õpetan eesti keelt eestlasele või ma õpetan eesti keelt teist keelt kõnelevale inimesele. Ja ma hakkasin siis nagu tundma, et mulle nagu see eestlasele eesti keele õpetamine nagu ei sobigi. Ja ma väga palju aastaid töötasin seal Vene keskkoolis, sain seal omad vitsad ka ja tegelikult see oli väga vahva alati, need naised seal ütlesid, et kui ma olin jälle aasta otsa nagu ära töötanud, siis suvi tuli, oi, et sa räägid nii hästi vene keelt. Läks suvi mööda, läksin septembris, ütles, et kuidas sa oled jälle ära unustanud ja siis hakkas jälle otsast peale, aga siis selle aastaga jälle, kuidas siis see vene keel nagu tuli jälle tagasi. Ja sealt on ka mul õpetus siiamaani. Ma mäletan, mu lapsed olid siis, eks ole, 6 ja 7 aastased. Ja ma ükskord, sul üks poiss oli, kes väga segas tundi. Ja ma kirjutasin talle päevikusse märkuse, mešaed urok. Ja tuli mulle vastu selle vanema ema käest tuli kiri ilusas eesti keeles, kas ta segab seda kulbiga. Nii, ja mina olin sellest ehmunud ja siis ma uurisin välja ja ei tohi vene keeles öelda, et mešaed urok. Mešaed minje na urokje. Ja siis saab aru, et ta segas tundi. Nii, ja see on mulle siiamaani. Et ära kirjuta kohe plaks-plaks ükskõik nii nagu arvad, et sa et ma oskan, eks ole, et ei oskagi alati. Ja nüüd ütleme, sealt on mul tulnudki see, et ma mõtlesin, et mulle nagu sobib see rohkem selline see eesti keele õpetamine kui võõrkeele õpetamine. Siis toimusid mitmed muud sündmused seal vahepeal, et ma palju aastaid töötasin vene koolis seal. Siis oli see Estonia katastroof, kus olin nagu sunnitud ikkagi nagu perekondlikel kaalutlustel, et mitte lasta emal siin üksi olla, et 3 õde pidid siis otsustama, et keegi tuleb ema juurde siia. Ja siis see otsus tuli, sest et mu enda isikliku elu rajad olid läinud selliseks, et nagu oli see, et ühed ei suuda ja teised ei taha ja kuidas selles revolutsiooni juures need ütlemised on, eks ole. Ja siis ma tulin ära sealt, otsustasin, ma võtan oma lapsed, et ma tulin siia. Ja Otto Amer pakkus mulle siia võimalust, et eesti keelekirjanduse õpetajaks tulla. Aga jälle ma tundsin, et ma nagu ei taha seda. Ja sellel ajal tegutses ka veel Kristi Tamsin, kes hakkas tooma siis Ida-Virumaalt neid venelaste rühmasid siia. Meil oli siin vene õpetajad ja kellele me tegime neid laagreid siin suvel ja tegutsesime nagu sellega, ma sain sinna tööle. Ja mingil hetkel sai ka see aeg läbi. Ja siis oli niimoodi, et kutsuti Rakveres praeguse siis ametikooli juures, siis ta oli siis see kutsekool number 38 vist oli ta. Ja seal sees oli võõrkeele õpetajate mingisugune rakukene või mingisugune keskus, kes tegeles siis võõrkeele õpetajatega. Ja sealt tuli üleskutse, et
tulla õppima inglise keele õpetajaks. Ja ma konkureerisin sinna, ma läksin ja ma sain sinna ja ma sain sealt loa õpetada kuni 6. klassini. Ja kui ma olin sealt eksamid olid meil seal ja olin selle ära teinud, siis edasi vaatasin, et läheks õpiks edasi ja siis ma läksin uuesti Tallinna, siis ta oli vist Tallinna Ülikool või vist oli Tallinna Ülikool ja läksin siis uuesti, tegin eksamid ja katsed ja läksin uuesti siis Tallinna Ülikooli ja läksin siis inglise keele eriala peale. Ja ja sealt ta niimoodi siis läkski. Ja läks sellest ühesõnaga, et ma ei tahtnud lihtsalt eesti keele õpetaja olla. Ja peale seda ma olen tegelikult teinud kursusi ka ütleme Keila ajal, kui ma seal vene koolis töötasin, seal piirkonnas oli väga palju venekeelset elanikkonda ja seal oli ettevõtted venekeelsed, kes siis väga tahtsid, et õpetajad tuleksid. Ma käisin õhtuti, päeval olin koolis tööl, õhtul läksin siis õpetama eesti keele kursuseid tegema. Ja seda olen ma siis siin ka teinud ja olen ka siin välismaalastel õpetanud eesti keelt. Ja siis, kui te nüüd teate siin, eks ole, kus meil on siis need taanlaste poolt tehtud, need see on Flexa, eks ole. Seal neid olen käinud keelekursusi seal tegemas. Ja siis meil siin koolis ka natuke, kus meil praegu on näiteks see Albaania poiss Eneskita, temaga oleme siis ka väga koostööd teinud. Võib-olla küsiks ka, tulles selle keele juurde tagasi, et kuidas koolikultuur või keskkond oli, kas ta oli üldse teistmoodi kui mõnes Eesti koolis? Vene koolis? Jah. Ütleme keelekultuur niimoodi, et need vene inimesed olid väga sõbralikud. Ja eestlane ei ole muuseas nii sõbralik ja nii avatud. Et kui sa vene inimesega saad lähedaseks, siis ta võtab sind omaks lõputult, põhjatult ja sa oled oma inimene. Ma ei mäleta seal mingisugust sellist eestlaste vaenulikkust kunagi. Ja ütleme, ma ei jäänud sinna siis, kui tulid need muudatused, eks ole, et kui Eesti Vabariik uuesti kuulutati välja, et seda aega ma ei näinud, aga ma olin ikkagi sellel nagu nõukogude ajal seal. Ja kui ma seal lasteaiaski töötasin, ka seal oli meil venelasi ja seal oli väga tihti need venelased ütlesid täpselt see, et sa järgid kloostri korda. Kui sa selles kloostris oled, siis sa järgid selle kloostri korda. Ma mäletan, üks vene naine alati ütles mulle, et ta väga üritas teha nii, nagu meie tahtsime ja niimoodi. Et täpselt, et sa oled siin kloostris ja siis sa elad selle kloostri reeglite järgi. Aga minul on sellest vene koolist jäänud hästi selline sõbralik mulje, et väga palju üritusi, mis meil koos seal tähistati, ikka loomulikult ikka naistepäeva tähistati, aga see vene hing ja need söökide tegemised, et kui seal ikka lauad kaeti, siis eks ole, mis seal kodust kaasa tassiti. Ja meil koolis ka näiteks, kui meil oli sünnipäev kellelgi, siis sünnipäeva lauad olid pikad õpetajate toas. Ja ma arvan, et nüüd ma võin seda ka välja öelda, et oli alati ka väikene vana Tallinn seal kuskil laual ja siis jõime kohvi, pandi törtsukene vana Tallinnat sisse ja vene keele oskus läks nii heaks, et aga need olid toredad ajad tegelikult. Ei mingit vaenulikkust seal me ei mäleta, et oleks olnud. Kes vahel õõrusid omavahel? Mis te arvate, kes? Eestlased. Kes üksteisele halvasti ütlesid või kes kadetsesid, need olid kahjuks eestlased. Ja muuseas tegelikult ma oma keele koha pealt ja kui me siin natuke mu emast rääksime, siis minu vanaema, emapoolne ja vanaema oli inimene, kes oli väga keeleandekas. Minu vanaema rääkis vabalt saksa, inglise ja vene keelt. Ja vastavalt nii, kuidas siis, ema mul meenutab ka, kuidas siis need võimud üle käisid, siis vastavat keelt minu vanaema oskas ja kui olid sellised kriitilised olukorrad, kus need kas need nõukogude sõdurid kuskile sinna taludesse midagi, eks ole, võtma, siis oli vanaema see, kes lükati, sest ta rääkis vene keelt. Tuli Saksa sõjavägi, sakslased siis lükati vanaema, sest ta oli võimeline siis rääkima. Ja vanaema kirjutas, meil olid sugulased, emapoolsed sugulased on reast Kanadas ja siis USAs. Tänu sellele olen ma ka Kanadas olnud 1 kuu.
et nendega suhtlesime ja vanaema, mina kirjutasime vanaemale Tartus, vanaema Tartus elas, me kirjutasime kirju üksteisele inglise keeles. Et vanaema nagu aitas mind selle inglise keele koha pealt päris palju. Siis võib-olla küsikski, et kuidas inglise keele õpetamine on võrreldes tolle aega siis muutunud? No väga palju on muutunud. Et eks need meetodid on ikka väga teistsugused. Aga samas Kadrina keskkoolis Otto Amer püüdis olla väga innovaatiline. Ma mäletan, meil olid spetsiaalsed sellised klassid, üks klass oli, kus oli meil siis viidi sisse niimoodi, et me istusime nagu klaaskapis, meil oli klaaskapp oli niimoodi. Ja siis meil olid sellised, no ütleme, me pidime midagi lugema või rääkima. Me kunagi ei teadnud, kas õpetaja kuulis meid, sest õpetaja istus ees ja meil olid kõrvaklapid ja temal olid ka kõrvaklapid ja temal oli mingisugune süsteem, kus tema vajutas nupule ja siis tema siis kuulis vastavas kabinetis, et selles kapis, klaaskapis, et kas ma ikka lugesin kaasa, mida ma praegu tegelikult teha ei saa, eks ole. Kui ma ikka ütlen seal mõnele, et noh, lugege või rääkige oma vahel, ma pean käima ringi kuulama, kas nad ikka räägivad inglise keeles või läheb seal muuks jutuks. Aga seal meil oli võt niimoodi, et meid kuulati, eks ole. Ja noh, ütleme ka see, et Kadrina koolis oli ühe klassi kallal oli 2 õpetajat ja meil õpetati, eks ole, seda Ameerika ja inglise kirjandust. Et noh, need on natuke teise taseme asjad, mida me praegu nagu enam väga ei suuda teha, sest meil on nagu need piirangud peal selles mõttes, et tundide arv ja praegu aina meil nagu vähemaks on jäänud tunde, sest et noh, ikka siin 10 aastat tagasi niimoodi oli ka meil nendest tugevamates klassides oli meil 5 tundi nädalas, eks ole, mida me praegu väga siin võitleme, et kas saada, nii nagu riiklikult on ette nähtud 3 tundi, me siin väga pingutame, et me saaksime mõnda klassi 4 tundi, aga 5 tunniga ära enam kuskil üldse jutule minegi. Et noh, öeldakse, osa inimesi ütlevad, et noh, see inglise keel tuleb niimoodi, et see tuleb mujalt, et ei ole vaja seal noh, niimoodi õpetada. Aga meie koolis, noh, meie inglise keele õpetajatena niimoodi ei arva. Et väga palju on ikkagi inimesi, kes ei suuda noh, rääkida, kellel on see väga raske. Ja kui ma noh, mõtlen ka, et ta tuleb nagu nüüd kohustuslikuks ka hakkab tulema 9. klassis, siis minu meelest tuleks leida võimalusi tundi juurde panna nädalas. Aga muidugi kõik see, mis on siis praegu, eks ole, need uued meetodid, mis on täitsa teistmoodi, mida noh, minu ajal ei olnud, võimalused suhelda ja rääkida, eks ole, need projektid, mida kool viib läbi, sul on võimalus teiste maade noortega suhelda, no seda meie ajal ei olnud. Ja mul oli küll kirjasõber, ma kirjutasin, USA-s oli mul kirjasõber, kellega ma ka kirjutasin, aga seda ei olnud ju igal ühel, aga praegu kõik see ja siis ikkagi see infotehnoloogia, milliseid võimalusi no, see annab, et noh, väga erinev on kõik. Aga ütleme just see selline sügavuti ja sügune süsteemne õppimine oli minu ajal natuke teine. Et praegu ongi väga palju arvad, et ma oskan ja noh, ei viitsita väga sügavuti minna. Aga kindlasti mõlemas ajas olid omad plussid ja omad miinused. Olete kirjutanud oma kooliaja nii-öelda looduslikust tasakaalust, et mõõdeti siis klassijuhataja tunnis joonlauaga poiste juustepikkust ja tüdrukute seelikuid. Kas võrreldes tänapäevaga oli see täiesti absurdne või tuleks siiski mingil määral tupust võtta? No ma arvan, et tänapäeva vaates on see loomulikult absurdne, eks ole, sest et meie ühiskond on väga liberaalne ja selline kaasav haridus ja me peame kõiki vaatama, et keegi ei solvuks ühe asja peale ja nii edasi, eks ole, et rohkem on tänapäeval õigusi kui kohustusi. Ma arvan, kohustused on, aga kuidagi ta jääb sinna nende õiguste taha, et tänapäeval ka noored kõik teavad oma õigusi. Aga kui sa hakkad rääkima kohustustest, siis natukene, eks ole, nagu minnakse nendest mööda või pole kuul, pole näinud. Et ma lausa ei mäleta seda joonlauaga juuste ja seelikupikkuse mõõtmist, et äkitselt see on kuskilt mul mõne klassijõe mälestustest. Anne Mäeots on selline, on minu klassiõde, kes tolleaegne siis Anne Amur, kes väga huvitavad detaile vahel mäletab koolielust, äkki see on kuskilt temalt. Aga seda, et kontrolliti juustepikkust, see oli.
poistel ei tohtinud väga pikad juuksed olla. Tuli see Beatlesite aeg, kus olid ka seal poistel pikad juuksed, ehk siis meie poisid ka ju tahtsid olla, aga väga pikad need juuksed olla ei tohtinud. Minu meelest ikka kuskile niimoodi kraeservani või kuskil oli niimoodi, et sinna lubati. Tüdrukute pikad juuksed ei tohtinud mitte iialgi lahti olla. Kui tänapäeval vaatad, tüdrukud kõnnivad pikad juuksed kuni sinna kannikateni, et see oli absoluutselt keelatud. Juuksed kas olid patsis või tobuse sabas, et seda ei tohtinud. Aga mida käidi tegemas, mis arvatavasti tänapäeval on ka täiesti võimatu, käidi täisid kontrollimas. Nii teadsime, nii tuldi sisse, kõik istusime, kõikide pead vaadati läbi, mida tänapäeval võib teha ainult kooliõe kabinetis ükshaaval salamahti, eks ole. Aga siis oli nii, et kõikide pead kontrolliti üle. Samuti käidi kontrollimas, kas käed on pestud. Kõik seisime, käed, peopesad üles, peopesad alla ja vaadati käed üles, kas on pestud, kas küüned on korras. Kõik sellised asju käidi ja kontrolliti. Ja tüdrukutel, meil oli koolivorm. Koolivorm on ka aegade jooksul väga erinev olnud. See pidi olema kõigil ühesugune. Seda käidi kontrollimas ja käidi küll kontrollimas tüdrukute seelikuid, et ei tohtinud väga lühikesed olla. Ja ma mäletan, et meie olime seal väiksemad, aga siis seal keskkooli tüdrukutel olid ikka seelikud nii lühikesed, et meie seal suud ammuli vaatasime. Katrin Saukas, kui te teate, oli tollel ajal just keskkoolis, kui mina seal algklassides olin ja siis nemad olid sellised hästi iseteadjad ja sellised ilusad tüdrukud seal ja siis need seelikud olid nii lühikesed, et meie suu ammuli seal vaatasime ja alati mõtlen, et kuidas nendel lubati nii lühikest seelikut, aga meil muudkui käidi öelda, et ei tohi olla. Ja see, et tüdrukud oleksid olnud pükstes, pikkades pükstes, sellist asja ei olnud. Seelik oli pihikseelik või siis lihtsalt seelik. Et sellised asju ma mäletan. Ja muuseas ei tohtinud olla sõrmuseid, kõrvarõngaid. Ja siin võib-olla siis see minu lugu, see, et kuidas mina ka väga kõrvarõngaid tahtsin ja siis mulle isa-ema väga mõtlesid, et mis ja kuidas. Ja mäletan seda oma kõrvaauku tegemist, kui jube ja valus see oli. Ja läksin kooli ja kutsuti mind Otto Ammeri kabinetti kõrvarõngaste pärast. Ja ma siis sellel ajal levis selline kuuldus, et kellel on õigesse kohta kõrvaaugud tehtud, see pidi hästi silma nägemisele mõjuma. Ja siis mina Otto Ammerile selgitasin, et mulle vanemad tegid selle sellepärast, et mul on prillid ja et mu silma nägemine paremaks läheks ja siis lepiti sellega. Te lõpetasite Kadrina keskkooli 20. lennuna ning teie klassijuhatajaks oli Eda Sakk. Kuidas te oma keskkooli aega iseloomustaksite? See oli tore aeg. Meil olid seal klassis toredad lapsed. Ei ole nii nagu praegu meil, et meil on, eks ole, gümnaasiumis üks lend, kõik, et see 40 oleme koos. Et meid oli ikkagi, eraldi oli A-klass ja B-klass ja A-klass oli meil siis nagu alevilaste põhine ja B-klass oli meil need, kes siis alevist väljas olid. Et mingit sellist nüüd nende oskuste järgi või mingit tasemete järgi meid ei jagatud, aga oli just see, et alevilapsed ja siis väljapoolt alevit. Ja Eda oli meil klassijuhataja, B-klassijuhataja oli Urve Viltrop. Ja me käisime tegelikult päris palju. Õpetaja Eda Sakk oli selline noor siis, väga entusiastlik, igasuguseid toredaid ettevõtmisi oli. Võib-olla aeg-ajalt meile tundus, et talle meeldisid poisid rohkem kui tüdrukud, aga kui ma praegu mõtlen, ma saan sellest aru, kui ma ise olen ka 10. klassis praegu klassijuhataja, siis vahel mõeldes ja meenutades õpetaja Eda Sakki seda poiste peale suundumist, siis ma vahel mõtlen, mul tuleb meelde kohe see, aga ma saan sellest aru, sest ka praegu on 10. klassis, mul on poistega palju rohkem tegemist, sahmimist kui tüdrukutega. Tüdrukud saavad kuidagi nagu hakkama. Tüdrukud on niisugused rahulikud, tagasihoidlikud, teevad kõike kohusetundlikult, tunnist korda ei riku, aga poisid on sellised, kellel sa pead kogu aeg käima ja rääkima ja jälle kuuled, kuidas seal mõned püherdavad maas ja kaklevad, eks ole, 10. klassis seal, et sa pead nagu nendega rohkem tegelema. Ja nüüd ma olen nagu sellest aru saanud, et miks see arvatavasti ka sellel ajal oli. Aga ma arvan, et klass oli meil sõbralik, kindlasti pingeid oli ka, olid omad sümpaatiad, kes kellele seal meeldis ja keda seal siis pandi paari, et see on sellega pruut ja peigmees ja nii edasi.
ja paljudega ka siis suhted, eks ole, jätkusid ka veel peale keskkooli lõppu. Ja ega praegu nüüd me ikka saame kokku, on meil kokkutulekud. Ja õpetaja Eda oli selline, kes, ta ka praegu käib alati meil kokkutulekutel meiega koos, aga ta oli väga vahva, ta tassis meid igale poole. Et me näiteks käisime niimoodi, et me käisime Peterburis, mäletan ekskursioonil, praegu siis ta oli Leningrad, käisime seal Puškino ja siis seal lähedal see Peterov, eks ole. Siis me näiteks käisime Moskvas, mäletan Moskva sõitu, sinna me läksime, B-klass oli ka kaasas. Ja Moskvas käisime, kus meil siis seal koha peal lahinguid pidasime, sest kohalikud noored said teada, et seal me ööbisime ühes koolis, meil oli mingi aeg mingi Moskva kooliga sõprussidemed ja me saime nagu ööbima sinna kooli ja meil olid korralikud lahingud kohalike vene noortega, kes siis otsisid tüli ja mul on see siiamaani meeles, ühesõnaga tuli nagu suitsu küsima ja kui sa ütlesid, et ei ole suitsu, siis sa said peksa lihtsalt, aga siis ühel õhtul nad kogunesid selle meie ööbimiskoha ümber, anti teada ka siis miilitsale, kes tuli ja patrullis seal ümber selle. Ja siis need vene noored tulid selliste, neil olid ka need ketid käes ja kui nad siis tulid ja nõudsid, et need uksed seal lahti tehakse. Ja siis meie poisid olid kõik seal meie tüdrukute selja taga ja siis seal tagant karjusid nendel venelastele. Meie tüdrukud olime seal vahel ja siis proovisime siis seal, et mitte, et käsitsi kokku ei mindaks. Aga tulime sealt eluga tagasi, aga see on kuidagi väga värvikalt meeles. Ja tookord oli veel niimoodi, et ilusti rong käis Moskvast Tallinnasse, aga Kadrinas ei olnud ette nähtud peatust. Ja Eda Saklak siis rääkis, et kas saaks kuidagi, me kuidagi väga hilise öösel saabusime, talv oli, lumi oli maas. Ja et kas saaks kuidagi, et meil lastaks siin Kadrinas maha, et me ei peaks öösel sinna Tapale või siis ma ei mäleta, kas Rakveres oli peatust, aga Tapal oli. Ja siis saigi ta siis kuidagi augu pähe räägitud seal selle vagunisaatjaga. Vagunisaatja rääkis siis selle vedurijuhiga ja siis Kadrina juures võeti hoog maha. Ja siis me hüppasime kõik praktiliselt liikuvast rongist, hüppasime lumeange sinna sealt, et Moskvast ilusti koju kodudesse saada. Et see on toredasti meeles. Ja siis meil muidugi me käisime ka, ma mäletan, me käisime Karjalas. Käisime Karjalas, me olime seal Onega järve ääres ja me käisime seal Kirsi saarel ja ööbisime seal telkides ja selline toredad ajad olid. Ja Saki Eda oli niisugune matkasell. Vahel mõtlen, et ei tea, kas see matka huvi on Edalt minule tulnud ja üldse reisimise huvi. Et me käisime ka, toimusid sellel ajal Eestis turjaadid, suusaturjaad ja me käisime, mina käisin kaasas Sakalamaa ja me siis suusatasime, see oli, ma ei mäleta mitu päeva, mitmed päevad ja me ööbisime siis ka seal Viljandimaa koolides ja siis olime ka öösel metsas, meil olid siis sellised koha selle ahjuga köötavad telgid olid meil kaasas, kus siis poiste sokid kukkusid ja öösel ära kärstasid ja me panime sinna ahju kohale neid riideid ja sokke kuivama. Ja siis me seal metsas, pimedas metsas ööbisime, lumest tegime siis vett seal keetsime ja kuidas siis oli, et ta tegi sellist asju korraldas ja siis ühel aastal ta käis ka Koola poolsaarel, olid nad matkal. Mulle tuleb meelde, kes see tol ajal üks hästi entusiast oli, kes korraldas neid igasuguseid matkasid ja Edal oli seal käpp sees, nii et ta sai sinna kaasa ja mina tervise pärast tookord minna ei saanud sinna Koola poolsaarele. Mina ma praegu niivõrd kahetsen, et ma ei saanud minna. Aga Eda oli selle koha pealt meil niisugune vahva, oskas meid koos hoida, tekitada selliseid toredaid suhteid meie oma vahel. Ta on alles hoidnud ka teatud kirju, ta alles hiljuti tõi mulle ühe kirja, mida ta väidab, et ma olevat ühele noormehele oma vahel, mis me seal siis, see noormees kirjutas mulle, et see kiri on seal meil alles, et ta selliseid asju pani tähele ja korjas neid toredaid hetki ja kirjalikke asju seal, mida ta siis on meile hiljem andnud. Ja just see reisidel käimine, matkamine ja Vainopeal käisime ka, Vainopeal niisuguseid laagreid, kus oli siis tegutsemist, et toredad mälestused on. Ta oli selline meile täpselt sobilik klassiõpetaja.
Kui tulla nüüd teie ülikooli aja juurde, et siin põgusalt oli sellest juttu, et siis pedas eesti keelt ja kirjandust õppisite. Milline see õpe üldse ülikoolis välja nägi? Noh, kuidas loengud. Nii nagu ma ütlesin, siis need, kes olid mõnes asjas head, siis ei pidanud teatud loengutes käima. Sporti tehti, ka spordis olime me niimoodi, et me olime nagu rühmades. Mina olin orienteerujate rühmas, mina käisin seal orienteerumisvõistlustel ja orienteerumisüritustel, mis seal olid. Mina sellises iluvõimlemise gruppi ei sobinud, see mulle ei olnud nagu minu ala. Aga loengud, pikad päevad, eks ole, ja mida vanemaks said, siis juba oskasid ka nihverdada ja vahel hommikul ei läinud ja siis need eksamiperioodid tohutult pikad ja see elu õpetas. Mina olen siiamaani selline, et kui midagi on vaja teha, siis tuleb ära teha kohe. Ma ei ole viimase minuti peale lükkaja ja näiteks ka eksamid. Meil oli punt tüdrukuid, kes olid alati esimesed. Minu närv ei peaks vastu kuskil näiteks istuda ja oodata, et ma lähen kuskil viimasena, et ootan, mida teised tulevad ja ütlevad, et siis lähen, eks ole. Aga ma olen selle stressist, lähen vajun nii ära, et arvatavasti mul läheks eksam kehvasti. Ma läksin alati esimestena eksamile ja siis said kohe plaksuga tehtud, siis oli kohe niisugune kergem, siis ikka see üliõpilase elu, siis kindlasti mingi õhtul kuskile välja, siis tantsulkadele, midagi head sööma, saadi kokku seal teiste ülikooli õpilastega, põhiliselt siis tipipoistega, eks ole, kellega me koos olime kohtumisõhtud, oli ka Tartusse, ülikooli omadega ei olnud, aga EPA poistega oli seal meil kohtumisõhtuid ja see niisugused värvikaid õppejõude mäletan sealt, sellised toredad ajad olid tegelikult. Mina olen sellest ajast, kui oli meil 4 aastat oli ülikooli, et meil ei olnud seda 5 aasta süsteemi, et meil oli 4 aastat. Aga toredad ajad olid ja ka toredad sõbrad, kellega me siiamaani suhtleme ja koos käime. Ja mida vanemaks saad, seda siis oled aru saanud, et mitte enam ei käida koos iga 5 aasta tagant, vaid igal aastal tuleb kokku saada. Et nüüd toredad ajad olid. Te ise siis elasite toona ühiselamus? Jaa, raudselt ühiselamus, sest et need, kes ikkagi erakas elasid, need jäid väga paljust ilma, sest see oli eriline sõpruskond, oli see, kes ikkagi elasid ühiselamus. See kõik seal jälle see ikkagi akendest sisse välja käimine, et küll meie tuba oli selle ühiselamus selle välisukse juures, et kõik, kes sellel oli vaja kas välja saada või sisse saada, siis käidi meie toa kaudu, sest seal oli see välisuks, kus oli siis see ukse see varikatus, sealt suudeti üles ronida ja siis meie aknast sisse ja siis oli, sest alt ei saanud ju, valvetädi pani ukse kinni ja siis, eks ole, sinna sisse ei saanud ja välja sai ka siis meie toa kaudu, neid asju ma kõik mäletan ja niisugune suur vennastumine ja koos olemine ühiselamus alati oli, et see oli selline tore aega. Ja siis need, kes ikkagi väljapool ühiselamu ruume elasid, et siis nemad väga tihti seda pereelu hakati kiiremini elama, aga kui oli jälle vaja, siis seal ikka nende juures sai peavarju, kui parasjagu jälle ühikasse sisse ei saanud. Ja need olid toredad ajad. Tohutult oli õppimist ja tohutult oli ka sellist toredat koosolemist ja selliseid värvikaid õppejõude, Mati Hint ja teised praegu kõik nimed ei tule, Anderson, kes Andreesen, toredad õppejõud olid seal. Et need olid toredad ajad. Kas ühiselamu oli teil siis seal ülikooli juures või kuskil kaugemal? Ma olen 2 ühiselamus olnud, üks oli seal Pärnu maanteel, mis on selle Kino Kosmose juurest. Ja teine oli siis Karu tänaval, mis on kohe siis selle Tallinna ülikooli lähedal, teine oli seal. Me oleme ise seal? Jah, et see viimased aastad me olime seal. Kas siis merepoolne või maapoolne osa? Maapoolne osa oli meil minu meelest, jah.
me oleme ise selles verepoolses. Jaa, aga ma arvan, seda siis ei olnudki võib-olla, siis ma mäletan, et kui mina seal olin, siis oli ainult see üks hoone seal ja seal hiljem on juurde ehitatud arvatavasti. Sest oligi, me olime seal Pärnu maantee ühisenamus ja siis ehitatigi uus ja me olime siis juba nagu need lõpukursuse üliõpilased ja siis need said nagu sinna sellesse uude majja. Aga seda teist arvatavasti siis ei olnud. Kuidas see olmetingimused seal siis just karuühikas? Ei no see oli okei ju, seal oli meil, eks ole, keskel oli köök ja köök oli siis 2 toa peale. Eks ole, ühel pool tuba, teisel pool tuba ja siis seal oligi need WC ja vannituba olid ka sees, eks ole, ühel pool ja teisel pool. Et täitsa okei võrreldes ju sellega, mis seal Pärnu maantee ühikas oli. Et seal me olime ikkagi 5-6 toas, kui ma mäletan. Ja WC oli ju koridori peal ja pesemine oli all keldris. Et see oli päris selline, need ajad, sealt on mul päris koledaid asju, mäletan. Sinna tungisid meile siuksed liputajad sisse ja siis oli niimoodi, et sinna ei julgenud alla minna, sest sul võis olla seal üllatus. Keegi seal tegeles tussiruumis hoopis millegi muuga. Ja tüdrukud ei julgenud sinna alla minnagi. Et selliseid koledaid aegu ka mäletan Pärnu maanteeühikast, mida Karu tänava ühikus ei olnud, siis oli ta väga see kontroll ja valvelaud. Ja kuigi seal Pärnu maanteeühikas oli ka valvelaud, aga ma ei oska öelda, kuidas see oli võimalik, et seal sellist seltskond oli sees. Tulles nüüd teie õpetaja karjääri juurde, et oli siis juttu sellest, et ei tahtnud eesti keele õpetaja olla, andsite siis vene päritolu õpilastele siis eesti keelt ja lõpuks siis tänaseks olete siis inglise keele õpetaja. Aga selle karjääri vältel olete käinud ka mitmetes välisriikides. Ja nüüd siis sel aastal käisite siis Kadrina grupiga siis Saksamaal Heikendorfis. Kui üldse need reisid kokku võtta, millised teie jaoks nagu on kõige eredamalt meeles? No mina nüüd ütleme niimoodi, et nagu tööalaselt ma olen käinud mõned korra, me käisime õpetaja Kaire King vedas seda, olime Itaalias, Castelfidardos, Erasmuse projekt oli meil, olen seal käinud ja Heikendorfi ma tõesti väga palju aastaid nagu ei kippunud minema siis veel, kui need vanad ajad olid meil siin. Aga nüüd ma sellel aastal läksin, sest et ma olen 3 aastal majutasin enda juures ühte Heikendorfi kooli õpetajat, kellega meil väga selline lähedane suhe tekkis. Ja ma käisin ka ühel aastal ise tema juures ühel suvel, ta ütles, et tule. Ja siis ma olin ühel suvel seal. Ja nüüd ta kahjuks mõned aastad tagasi suri väga kiiresti. Ja siis oli nüüd jälle sinna Heikendorfi minek. Ja siis ma mõtlesin, et ma ikkagi lähen nüüd ka niimoodi ametlikult. Ja ma olen nüüd jälle leidnud sealt väga toreda kolleegi. Ta on seal bioloogiaõpetaja, Liisa Maier, kelle juures ma olen nüüd siis peatusin tema juures ja tema siis oli ka viimati, kui nad olid siin Eestis, tema oli minu juures. Ta on küll vanuselt nii, nagu oleks mulle tütre eest, aga väga tore inimene. Ja ma sugugi ei kahetse, et ma nüüd lõpuks läksin, sest minu meelest see Heikendorfi side ja see kontakt selle kooliga on väga väärtuslik. Me ei tohi seda ära kaotada. Ja natukene on probleem sellega, et ma olen neile sakslastele selgitanud ka, et eestlane on oma olemuselt, see tuleb meie ajaloost. Me ei ole väga avatud inimesed. Me ei võta väga võõrast inimest oma koju. Ja see ei ole mitte midagi isiklikku, eks ole, et mulle see inimene ei meeldi. Aga midagi kuskil meie veres on sees see, et me ei taha nagu võõrast oma tuppa, oma koju lasta. Aga samas, nagu välismaalane ise ütleb ka, et kui ta eestlasega hakkab suhtlema, siis tuleb välja, et eestlane on väga sõbralik ja soe inimene. Ja ma väga kutsuks üles meie Kadrina inimesi, peresid, seda võimalust kasutama. Nüüd hiljuti, me kirjutasime, kui me nüüd tulime tagasi, ma kirjutasin väga pika artikli kohaliku ajalehte, mis enda arust meil tuli väga ilus välja, aga kahjuks kodukant ei leidnud võimalust seda artiklit täies mahus lehte panna.
tehti seal natukene selliseid korrektuure, tehti minu jaoks see tekst natukene kuivaks. Ja see üleskutse seal lõpus, mida me just kirjutasime ka, et inimesed, kohalikud pered, et võtke, kui nüüd jälle nad tulevad meile 2 aasta pärast, mitte nüüd järgmisel aastal, nad tulevad meile 2 aasta pärast siia, et kui nad jälle tulevad, et võtame neid saksa lapsi endale peredesse, sest et see, et me saame vastu minna neile külla, kõik need noored, kes praegu olid, nad kõik ütlesid, see on enneolematu kogemus. Sa saad ikkagi elada peres ja sa oled täiesti teises keelekeskkonnas ja sa oled sunnitud rääkima ja mõtlema teises keeles. See on hoopis midagi muud, kui sa oled turist kuskil. Ja see kool väga ootab meid. Nad võtavad meid niivõrd avatult vastu. Ja kõik see koolis, kui ma seal olin, ja kui ma jälle võrdlen seda meie kooliga, siis meie kooli inimesed, me õpetajad oleme lihtsalt nagu kartlikud või ma ei oska öelda, milles asi on. Aga näiteks ma läksin sinna, mitte midagi polnud ette valmistatud, seal meie need, kes meid siis küla vastu võtsid ja siis meie seal hoolitsesid, seesama Liisa ja siis Mattias, nad lähevad seal kohe hommikul õpetaja juurde, ütleb, kuule, et sarnaselt see Signe Ojasalu, et kuule, kas sa võtaksid endale tundi? Jaa, loomulikult. Ja sa lähed tundi ja sa tunnen ennast seal hästi. Ja ma ei näinud, et seal tunnis oleks tohutult metoodilisi võtteid kasutatud, kõik oli väga rahulik, õpilased tõesti õpivad, õpetaja ei pea käima ja ütlema, et kuule, ei räägi siin millestki muust, ma käisin hispaania keele tunnis. Ja räägivad ja õpetaja kenasti seletab, kõik teevad tööd, kõik on niisugune sõbralik, õpilased suhtlevad ka minu kui võõra inimesega, keegi ei ole ehmunud sellest, et tuli keegi võõras inimene. Õpetaja Ebeadner käis seal saksa keele tundi vaatamas just selle pilguga, kui emakeel, eks ole, ja siis Evelin Teiva, koolijuht, käis siis seal loodusõpetust ja neid selliseid tunde vaatamas. Et see annab väga palju juurde, julgust suhelda, samuti see tolerantsus. Sa näed teistsuguseid inimesi ja sa näed, kui huvitatud nad meist on. Pärast kõik koos istuda, kõik need inimesed, kes meiega siis seal suhtlesid, kes meiega tundides olid, kes koolidirektor, need, kes meid majutasid, kes meiega väljasõitudel käisid, et see oli fantastiline. Ja kõik need, meie noored ütlesid sama ja see on niivõrd hea võimalus õppida, nii nagu me läksime Lübeckisse ja isegi saksa õpilased ju kuulusid, kui mina hakkasin rääkima seda Lübecki ja siis Tallinna need seoseid, kusjuures ma olen ise ka oma 10. klassi, mul see kiiks on, mul kunstiasjad meeldivad. Ma olen neid viinud vaatama Niguliste kirikusse, siis seda surmatantsu ja siis ka, mis on siis selles Poko kunstimuuseumis kaasaegne surmatants. Ja siis ma ütlesin neile ka, et ühel päeval me lähme Lübeckisse ja siis te näete, seal on teine, seal on veel üks surmatantsu variant. No ta pole seal säilinud, ta on, eks ole, ainult siis nagu graafiliste ja selliste trükiste peal on seal. Ja siis ka, kui seda siis rääkida, seda Tallinna ja Lübecki seos, see Lübecki õigus, eks ole, mis ka Tallinnas kehtis. Ja see sealt saad teada ka, et seal on inimene elanud, kes on ka Narva kindluse, eks ole, loonud ja projekteerinud. Isegi saksa õpilased kuulsid, ütlesid, et nad ei teadnudki. Isegi saksa õpetajad ütlesid, oi, et me ei teadnudki, et teil on selline seos Lübeckiga. Et see on jälle täpselt see, et sa nagu tood selle, mis sa oled koolis, kui midagi õppinud, sa toodki selle päris ellu. Et see on hindamatu kogemus on see. Ja sellepärast ma klassijuhatajana ka oma klassi, ma üritan neid võimalikult palju välja viia. Mõni võib öelda küll, et näed, et tohutu raha, aga ma olen sattunud kokku praegu selliste inimestega, kes selle eest, et ma oma lastega, õpilastega võimalikult palju reisin, ei ole mul turja karanud, ei ole mul pead maha võtnud, sest ma oma klassiga, ma olen nendega koos 4. klassist alates, me oleme käinud, eks ole, Riia ja Vilnius, mis oli imeline, me oleme käinud Ahvenamaal, Stockholmis, me oleme käinud Eesti saared, Hiiumaa, Pranglisaar, me käisime eelmine aasta Londonis, eks ole jälle, mis on tohutu suur kogemus, see, mida sa seal inglise keele tunnis räägid
ja sa lähed kohale ja sa kõike seda näedki seal. Ja nüüd me just tulime Barcelonast, eks ole. Et no, mina arvan, et see annab tohutu panuse laste silmaringi arendamisse ja sama jälle see tolerantsus, sul on see kogemus, mida tähendab lennukisse minna, mida tähendab oma dokumentide eest vastutada, et minu meelest see on väga väärtuslik. Ja mul on väga hea reisijuht alati kaasas olnud, ma alati tänan teda, ta oli Londonis kaasas, oli mul nüüd Barcelonas ka Aleksander Kollupäev, kes on Kundast pärit ja töötanud Harilaiviga koos Rakvere linnuses. Väga laia silmaringiga ja tohutu suure keeleoskusega noor inimene. Ta räägib inglise, itaalia, hispaania, vene ja araabia keelt. Kui tulla selle Saksamaa juurde tagasi, et me ise käisime ka siis 9. klassi olime vist. Käisime 2019 Eikendorfis ja ma lugesin kodukandist, et alustasite üldse Soomest, käisite seal, siis käisite Stockholmis Kuningalossi vaatamas niimoodi. Meie läksime otse Rootsi laevaga ja sealt siis terve päev bussiga siis Taani kaudu Saksamaale ja käisime siis samuti siis Kiilis, Lavöös, Lübeckis, aga ka Hamburgis. Et ka see oli omamoodi selline huvitav, et ma just nagu lugesin kodukandist, et kuidagi nagu seda ühiskäimist oli väga palju, et meil nagu, ma ise nagu kui meenutan, meil nagu seda vaba aega oli iseenesest nagu rohkem, mis ei ole nagu negatiivne, et on ka pluss, aga just, et seda ühiskäimist kuskil oli nagu vähem. Et nagu Saksamaal või? Just. No miks me seal Soomes ja Helsingis ja siis Stockholmis, see kõik sõltus sellest transpordist. Et meile tuli siis pakkumine, me hakkasime uurima, kuidas sinna minna. Meil oli 4 erinevat pakkumist, lennukiga minek oleks olnud kõige kallim ja me loobusime sellest ja seal oli ka niimoodi, et kuna ma ise omal käel ühel aastal selle õpetaja juures seal käisin, siis ma selle tegin läbi, et seal tuleb Hamburgist tuleb veel edasi bussiga sõita ja kui sa niisuguse grupiga lähed, siis ongi see grupp ka veel siis sinna bussi ja kõik ja see mõtlesime, et ja tagasi tulles oleksime pidanud olema hästi vara hommikul Hamburgis, see oleks tähendanud Hamburgis öömaja leidmist. Ja siis mõtlesime midagi teistmoodi ja siis Bremmeri selle reisifirmaga me läksime, nemad tegid meile erinevad pakkumised ja kõige sobivam ja toredam oli, vaatasime, et läbi Soome minna, et lähme Helsingisse ja meil oli Helsingis kenasti mõned tunnid aega ja siis meil oli plaani võetud, et me käime siis selles kaasaegse kunstimuuseumis Kiasmas ja siis me lähme ka sinna raamatu kokku, eks ole, et meil ilusti oli ja siis oligi, et me olime see aeg nagu täidetud ja siis sõidame edasi, siis läksime Turusse ja sealt laeva peale. Ja siis me sealt ka sõitsime siis läbi Rootsi ja Taani väinadeks, läksime siis sinna Kiili jõudsime. Ja tagasi tulles tulime samamoodi, aga me ei läinud enam siis läbi Helsingi, olime Stockholmis ja me olime jälle Stockholmis nii vara, et meil oli praktiliselt seal 5 tundi vist oli aega ja Stockholmi peal olla ja siis me läksime ka, et lähme vaatame Kuningalossi ja kõik siis sellised asjad, et siis laiendame silmaringi, et tänu sellele me saime seal päris palju nagu selle sõidu sees käia. Aga võib-olla see, et kui nüüd siin sai öeldud, et kui teie käisite, et ei olnud neid ühiskäimisi seal Saksamaal nii palju, eks oli ka võib-olla organiseerijad olid erinevad. Võib-olla teie ajal olid teised inimesed, kes seal Saksamaal seda organiseerisid ja nüüd meil, eks ole, olid nagu need teised. See Mattias on olnud palju aastaid, ütleme, kui ma rääksin siin üldest Törte, kes õpetaja minu juures peatus, tema on Eestis käinud 9 korda. Mattias on hilisemad aastad käis nagu selle Törtega koos, nii et see Mattias on ka seal väga kaua tegutsenud, aga nüüd, kui siis arvatavasti, kui teie seal käisite, siis oligi nii, et oli siis Törte ja Mattias, kes seda programmi kokku panid. Ja nüüd on siis see Liisa ja Mattias ja Liisa selline noor inimene igasuguste uute ideedega võib-olla ka sellepärast. Sest et meie noored käisid ka Hamburgis, aga see jäi täiesti perede peale, et pered viisid Hamburgi. Aga meil näiteks õpetajad ja täiskasvanuid viidi siis veel sinna, mul ei tule meelde selle looduskaitseala nimi, lehes on see mul kirjas seal, artiklisse ma kirjutasin, kui ta nüüd selles kärbitud variandis on.
Ja oligi siis, me saime näha siis seda meie Läänemerd teise kalda pealt, eks ole, siis see Östsii ja need matkarajad siis ilusti seda mere äärt pidi, et see oli meil täitsa elamus päev otsa. Madistasime seal koolijuht roosades potastes ja sai siis muda ja pori üle pea sealt, eks ole. Et see oli tore ja kõik need siis, mis meil seal olid siis välja mõeldud, need küünalde tegemised ja söögi tegemise ühiskokkamine seal kooli õppeköögis, sest Liisa Maier on selline õpetaja ka, kellel vist see aasta nüüd enam ei ole, aga tal oligi söögi tegemise nagu selline klass, ta nimetas ja et kõik, kes tahtsid siis süüa teha, siis tema mõttes välja siis otsis retseptid ja siis pannakse seal ka rahad kokku, ostetakse toiduained ja siis nad teevad seal süüa koos, see oli kui eraldi tund oli selline õpilastel. Ja siis ta selle pakkus välja, et me tegime seda ka seal. Ja siis spordiüritused, see kehalise, ütleme nende spordisaal juba on täitsa võimas. Kui me võtame siin meie seda Kadrina spordikeskus, see suur saal, nendel on ka tohutult suur, aga nendel on võimalus tõmmata vaheseinad vahele ja siis võt seal toimuvad siis erinevad kehalised tunnid. Ja hästi vahva oli see seal. Seal sai isegi keetud. Ja, mäletan küll, et meil oli üks söö oli seal Stockholmi laeva peal. Siis teise päeva me sõitsimegi läbi Stockholmi sinna Schleswig-Holsteini. Ja siis oligi, meil oli üks päev oli Kiilis. Kas me läksime samal päeval ka Hamburgi? Minu teada mitte. Me läksime Hamburgi. Hamburg annab sõita ikkagi. Rongiga läksime. Et see oli ka hästi tore. Aga Kiilis mina nagu mäletan, et meil oli mingisugune programm seal linna peal ja siis meil oli äkki vaba aeg ja mingi seltskond meil läksime üldse bowlingusse minu teada. Meil käisid ka noored, käisid mingisugusel, need noored peavad nüüd täpselt teada, neid ka õhtul, nad läksid ka mingisugule üritusele, spordiüritusele. Et oligi, seal me olime selles oma küünla tegemise töötoas ära, ühes väikelinnas ja siis nad läksid sinna mingile spordiüritusele õhtul. Et ta on jah hästi selline silmi avardav ja huvitavaid nagu kontakte loov aktsioon nii-öelda. Et ma ise nüüd nende, ütleme, siin on räägitud sellest, et kui siis üliõpilasena minna, ütleme, vahetusaastale, siis inimene loob endale mingisugused kontaktid justkui terveks eluks. Jah. Ongi kindlasti. Et Saksamaa kontekstis, kui me 9. käisime, eks ole, et siis sealt ma suhtlen, aga siiski väga vähesel määral kahe sakslasega, kellest nüüd üks, mõlemad on nüüd kooli lõpetanud juba Eikendorfis ja ka minu teada ülikooli või kuidas see süsteem seal Saksamaal täpselt on, ma ei oska öelda, aga üks elab Taanis, ma tean. Et ka olen nagu jälginud vaikselt, et kuhu nad on nagu jõudnud, et ütleme selle 7 aastaga siis päris palju. Ja kui nad siin Eestis käisid, siis oli ka nagu huvitav, et mingi siis Kadrina õpilaste seltskond käis nendega Tartus, mingisugune Narvas, et see oli ka hästi tore ja sai ka nagu omal käel Tallinna näidatud neile. Ja, eks on täpselt samuti, need on need perepäevad, nii nagu siin olid ka, et pere nagu vastutab teatud päevade eest ja kui need õpetajad nüüd minu juures on olnud, siis on sama lugu, et mina siis tassisin ringi eelmine kord, kui nad olid, siis mina valisin ka, ma viisin nad Peipsi äärde. Peipsi äärest me sõitsime Alatskivi ja siis me olime seal Tartu olime ja siis ühel päeval ma tegin siin Põhjarannikul, ma käisin siis, nagu ma olen ikka matkale, kohe ruttu matkale ja siis ka olime siis Altja väikene matkarada, siis me käisime Võsult läbi, me olime Käsmu matkarajal ja siis õhtul pimedas oli ka siis veel see Palmse mõis ja kas Sagadisse ka otsa, ei vist oligi ainult Palmse, ma jõudsin nendele, sest kuidagi pimedaks läheb oktoobrikuust. Ja Käsmu matkarada oli maru, kuidas nad olid seal kõhuli maas, igat asja pildistasid, sest üks oli neist bioloogiaõpetaja ja siis me veel tulime õhtul pimedas tagasi
ja me läksime siis selle Liisa Maieriga läksime veel Viitna matkarajale pimeduses, ukerdasime seal ja luiged ujusid Viitna järve peal ja see ta lihtsalt lõi 2 kätt kokku ja niimoodi. Ja kui ma veel mäletan neid vanu aegu, kui Törte siin käis, siis kuna tema oli 9 korda käinud, siis tema ka, kui ta viimasel aastal oli, siis ta ütles, et tead, et ärme lähe ühtegi linna, et ma tahan minna kuskile metsa. Siis see tuli välja, et ta polnud isegi Neeruti mägedes käinud. Ja nüüd ma mõtlengi, et me väga tihti võtamegi, et meil on külalised, need saksa külalised, viime sinna ja unustame ära, et aga meil on endal siin samas matkarada, eks ole, see Neeruti. Ja ma jõudsin ka, kuigi selle viimati selle Mattiase ja siis Liisa, ma jõudsin ka ikkagi Neeruti mõisa juurde viia. Ka, et eks ole, et see on haruldane stiil, seda jugendstiili siin, eks ole, et meil ei ole väga palju Eestis ja see ka neile väga meeldis. Ja siis ma viisin tookord selle Törte ka sinna Neeruti matkarajale ja see tookord oli talvel siin muuseas. Ja siis me autoga läksime ja see Tapa poolt sõitsin sisse, sealt Tapa maanteed pidi ja see oli sealt mäest üles alla, see oli nii libe oli. Muidugi šoki saime sellest, et samal ajal toimus seal metsigade jaht, mida see saksa proua, ta oli šokis sellest. Nad seal põrssad jooksid veri tagasi ja tegelikult väga kole pilt oli see. Ja siis me tegime selle ringi seal, selle lume sees Kalevi, seda istuvat Kalevipoega seal vaatasime ja kõik me seal ukerdasime. Ja siis tulime tagasi ja sealt mäest üles alla saada, siis tuli võtta eemalt hoogu. Sest oli nii libe oli see tee, et Tapa tee veel tagasi jõuda. Ja siis ta küsis, et ega sa ei pahanda, kas ma tohin, et ma filmin seda, kuidas sa sõidad. Ja ma lähen koju ja näitan oma mehele, mismoodi Eesti naised sõidavad. Mõtlesin, lase ka käia, filmi. Ja siis me võtsime eemalt hoogu, ise mõtlesime, et sealt nüüd keegi vastu ei tuleks. Sest et kui ma oleksin läinud aeglaselt, siis ma ei oleks sealt üles roninud. Ja siis me võtsime eemalt hoogu ja müraki üles ja jälle müraki üles ja sõitsime sinna Tapa teeni välja. Tema filmis ja viis koju Hansule vaadata. Siis on huvitavad mälestused. Ja toredaid mälestusi ja tegelikult kui siin nüüd, et nende õpilastega väga nagu ei suhtle, tegelikult on see meis endas kinni. Kui ma ise olen aktiivne ja suhtlen, siis minuga suheldakse ka vastu. Minul on igatahes Törtega, mul silm läheb märjaks ja praegu on niimoodi, et selle Liisaga me praktiliselt üle päeva me saadame, me oleme WhatsAppis kogu aeg suhtleme. Tema annab mulle teada, kus tema käis, mina annan talle teada, kus mina käisin. Ja kui ma nüüd läksin sinna Eikendorfi, siis ma palusin seal neid inimesi, et ma tahaksin minna Törte hauale, et ma tahan näha, et kuhu ta maeti. Ja nad olid kõik valmis mind aitama ja me läksimegi ekstra, sõitsime, see polnud üldse meie programmis, sõitsime ekstra, otsisime selle väikelinna üles, selle surnuaia otsisime üles ja me ei leidnud seda auda tükk aega, siis me helistasime siia sinna, pärast saime juhendid, saime Törte mehega ka siis telefoni kätte, ta täpselt siis seletas ära ja leidsime selle Törte haua üles. Ma viisin sinna küünla ja pärast ma isegi kahetsen, et ma ei otsinud väikest sellist Eesti lipukesi, ma oleks pannud nad Eesti lipukese sinna, ma teen seda järgmine kord. Sest ta oli väga Eesti patrioot, ta teadis meist palju ja ta väga armastas meid. Ja mul on praegu juba tuleb ka kohe, kui ma tema peal mõtlen, siis mul läheb silm märjaks. Aga ma olen väga tänulik ja ma olen väga õnnelik, et ma selle tema hauakivi üles leidsin. Kui tulla nüüd Eestisse tagasi, nüüd sel aastal möödub 35 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Millised teie mälestused on sellest ajast? Minu mälestus on see, et ma selle ajal elasin Keilas. Ja 35 aastat tagasi, minu lapsed olidki siis, üks oli 5, teine oli 6. Ja see oli kohutav aeg tegelikult, hirm, sest me elasime Keilas ja seal lähedal olid ju sõjaväeosad. Ja me nägime, kui tankid liikusid. Tankid läksid Tallinna peale, hirm oli täitsa korralik. Ja ma veel mõtlesin, et kas ma sealt kuidagi saan ära vanemate juurde siia. Et Tallinnasse minna ei julgenud, siis me teadsime, mul abikaasa on nagu Tallinnast pärit ja tema vanemad sealt Tallinnast. Ja ma nagu ei julgenud sinna Tallinnasse absoluutselt minna, sest me ei teadnud, mis toimuma hakkab. Ja kõike seda me ikkagi vaatasime rohkem televiisorist
kui see aeg seal oli ja seda teletorni üritati, eks ole, vallutada. Aga need tankid seal edasi-tagasi liikusid, see oli päris kole aeg oli see. Kartsid nagu laste pärast, et mis saab. Huvitav, et ei tulnud pähe mingit sellist, et et põgeneks ära, et huvitav seda nagu ei tulnud, kuigi välismaal meil sugulasi, seal mul on Kanadas ja USAs ja tollel ajal, kui mindi ära, aga huvitav, et seda pähe ei tulnud. Aga hirmus aeg oli, jah. Aga ja siis, kui ikkagi tuli see, et oli, eks ole, muudatus, see oli selline rõõmuaeg, et hõiskamist ja seda oli ikka tohutult. Jah, ma ei oskagi kohe praegu midagi muud öelda. Sinna Balti ketti ma ei saanud minna, just täpselt midagi laste pärast ja meil ei olnud peres autot näiteks niimoodi mul abikaasal, eks-abikaasal, et me oleksime sinna saanud minna. Mul praegu lapsed küll ütlevad, heidavad mulle ette seda, et kuidas siis niimoodi, et ei läinudki. Mõtlesin, no näed, juhtus niimoodi, et ei saanud mindud. Jah, siis kui ütleme siis lühidalt niimoodi, et üks riigikord muutus, teine algas. Teie isa, kes oli siis, ütleme, Kadrinas oli väga, väga lugupeetud ja austatud inimene. Kas ta tundis, et ütleme, tema see positsioon on ohus kuidagi? Ütleme, et ühesõnaga ühest võimust teise. Just. Ma arvan, et sellest pole kunagi juttu olnud. Aga nii palju seda, et ütleme just see sama asi, et miks seal 80ndatel aastatel isa ei läinud ministeeriumisse põllumajandusministriks, siis ema ütles, et need arutelud olid kodus, sest ühesõnaga isa tajus, et on õhus midagi ja et ta nagu ei tahtnud väga kuskile sellistesse kohtadesse enam nagu ennast toppida, eks ole. Et ta ütles, et muutused, et midagi hakkab siin toimuma ja et ei tea, et mis tulevik toob, eks ole. Ja see oli ka kuidagi selle hirmuga seal niimoodi. Et kas ta nüüd lausa, eks ta, ma tean, et kodus räägiti ka sellest, et pensioniga on nagu nii tulemas. Et ka, et mõtlesid ära minemist siit, et Pärnusse minemist käis jutt korra niimoodi. Et need teemad olid. Aga et kas ta nüüd lausa oma positsiooni pärast kartis, seda ma niimoodi väga ei mäleta. Sest ma ise olin ka ju ära, eks ole, siit, ma olin seal Keilas, et kui palju seda nad siin kodus rääkisid või ei rääkinud, et ma ei oskagi väga täpselt öelda. Aga tuli ju võimumuutus ja ta valiti ju, ta sai ju vallavanemaks. Just. Kui nüüd natuke rääkida teoreetiliselt, ma loodan, et see ei ole väga valus teema teie jaoks. Ütleme, kui oleks läinud olukord teisiti, siis milline oleks olnud teie isa roll Kadrina siis arengust pikemas perspektiivis? Mina arvan, et minu isa tegelikult oli väga innovaatiline, ütleme ka selles omas ajas, kus tema elas. Tema on see, kes on tegelikult Kadrina üles ehitanud. Kui me vaatame kõik need hooned, mis on praegu meil need elumajad, need on kõik tema ajal ehitatud. Laululava, spordihoone, raamatukogu, kõik need eluhooned, need on kõik tema ajal ehitatud, katlamajad ja kõik, need on tema ajal. Ja tegelikult ta oli väga selline, ta oli nagu visionäär, ta tahtis Kadrinat paremaks teha. Ta oli selle aja kohta innovaatiline. Ja siis, kui ta nüüd sai selleks vallavanemaks, siis tegelikult oli tema see, kes otsis välismaalt väga palju kontakte. Isa käis mul ju Norras, ta käis Soomes, loodi sõprussidemed Norra maakondadega, Rootsi, Soome maakondadega. Isa käis pidevalt, paar korda isa käis Taanis. Ma olen näinud neid pilte seal, kus nad käisid ettevõtetes. Nad otsisid võimalusi, kuidas luua sidemeid ja kuidas saaks areneda. Sest selge oli see, et need EPT-d kukkusid siin kokku, eks ole, ja sinna tulid erinevad ettevõtted sinna sisse ja firmad. Ja ta tegutses seal ka mingil määral nii palju, kui ta jõudis. Aga ta väga otsis võimalusi, kuidas koostööd teha riigist välja.
ja ütleme, et kui minu isa õppis selles EPA-s, siis kui me nüüd vaatame tolleaegseid EPT-de juhatajaid, siis praktiliselt kõik nad olid minu isa kursusekaaslased. Suhtlesid nad ka pärast väga-väga palju ja nüüd, kui mu isa ei ole, siis väga tihti need mehed, kes on ka tegelikult nüüd juba väga vanad, eks ole, on siin meie juures käinud ja meenutavad neid aegu, nad oleks kindlasti olnud ettevõtlikud inimesed ja tegutsenud ja arendanud Eestit edasi. Ja ta ei jäänud siia, et nüüd, et näed, et nüüd nõukogude aeg on läbi ja ma nüüd lähen ära. Isa oli väga valmis leidma uusi ideid, uusi võimalusi, et siinset olukorda, siit keskkonda arendada. Sest tema jaoks oli kogu aeg, tal oli sport hästi oluline, talle oli koolharidus väga oluline ja ta tõi siia inimesi, kes olid spordihuvilised ja ta üritas luua ka neile kõigile elutingimusi. Ja see majade ja korterite ehitamine oli just selleks, et siin kohalikud elanikud, et siia tuleks keegi. Kadrina kasvas tohutult ju nende aastate jooksul seal. Ja ta oleks kindlasti edasi läinud kõigi nende ideedega, et Kadrinat arendada ja tuua siia inimesi. Nii et ma arvan, et ta oleks edumeelne olnud ka siis, kui ta oleks edasi elanud siin. 10 aastat tagasi, 2016. aastal oleks teie isa tähistanud oma 80. sünnipäeva. Ja toona te mõtisklesite, millest te oma isaga räägiks, kui ta nüüd saanuks 80. Ja sel aastal möödub tema sünnist juba 90 aastat. Ja nüüd möödunud sügisel avati Kadrinas siis juba 3. tema jaoks pühendatud siis mälestusmärk. Kuidas üldiselt siis kadrinlased või valla elanikud peaksid Enno Põllut mäletama ja väärtustama? Siin eks see sama, mida ma nagu enne juba ütlesin ka, et tegelikult tema on see inimene, kes on läbi ministeeriumide kõikvõimalike asutuste käinud, et Kadrinat üles ehitada ja arendada, et siinsetel inimestel tollel ajal hea oleks olnud. Ja ma arvan, nii teda tulekski nagu mäletada ja hinnata. Et mulle on siin mõned praegused minu eakaaslased ja Kadrina inimesed on mulle nagu visanud ette, et mis sulle, sa oled kommunisti tütar. Et minu isa ei olnud kommunist. Ja see selline ütlemine on hästi solvav mitte minule, vaid tervele minu suguvõsale. Nii nagu ma enne ütlesin ka, et mu ema on väga usklikust perekonnast. Minu vanaema oli väga usklik. Ja isa ei ole olnud ei oktoobrilaps, ei pioneer. Ja ta parteist astus ainult, sest see oli ajast oli selline. Ja tal ei oleks olnud teist võimalust asutust juhtida. Ta ei oleks saanud neid arendusi siin kohas teha, kui ta ei oleks parteisse astunud. Meie peres tähistati jõule. Meil oli tavaline see, et ema kattis tekkidega aknad, et ei nähtaks, et meil on kodus jõulukuusk. Ma tean siiamaani väga täpselt, kes olid need, kes olid koputajad, kes käisid akende taga vaatamas ja kaebamas. Minu isa ei kartnud seda. Isa ehitas üles selle spordikeskuse. Seal on legende sellest, ja tegelikult ei ole legendid, vaid ta sai sellest parteilise karistuse, sest ta ütles, et ta ehitas veevõtukoha ja kogunemiskohad ja mis, eks ole, et see spordikeskus saaks. Et ta oli tegelikult inimene, kes oli Kadrinale väga pühendunud. Ja nagu süüdistada sellega, et ta oli seal parteis, et ta oli kommunist, eks ole, ma ei ole sellega üldsegi nõus. Et niimoodi ma ei taha, et teda mäletatakse. Ja et võib-olla siin ka on öeldud, et oli siin mingisugune isikukultus, et Enno Põll oli see. Ta oli hea inimene. Ta oli aitaja inimene. Ta oli visionäär. Ta oli julge, et Kadrinat üles ehitada. Ta oli tohutu spordiinimene. Ja võib-olla igaüks ei teagi näiteks tema sportlikke saavutusi, eks ole, et ta alustas siin nõukogude ajal
see oli vist 73. aastast, olid siin need Viru mängud, mis toimusid. Siin Kadrinas oli ka, sellepärast Kadrina ühel aastal võitis. Ja see oli selline, kus siis vist alguses oli kuskil 5 EPT-d ja kohalikku kolhoosi, kes selles osales. Pärast oli neid rohkem. See oli Kadrinas suur sündmus, mida ma teist siin Kadrinas ei ole näinud. Seal olid siis spordivõistlused, seal olid ka heakorravõistlused, seal olid kultuurisündmused, sellised, seal olid peresündmused, siin olid suured avamispeod, sellepärast see laululavagi siia ehitati, sest sellel aastal, kui siis Kadrina oli võitnud ja meie korraldada oli siis see Viru mängud, sest isa igasugust spordi tegemist, ta niivõrd toetas. Ta tõi siia võrkpallureid, ta tõi siia maadlejaid. Need olid ajad, kus võrkpall oli meil kõrgel tasemel, maadluse oli meil kõrgel tasemel, tõstmisspordiga tegeldi siin, seal osteti sisse sportlasi, keda siis, kes nagu Kadrinat hoidsid kõrgel tasemel. Ja me olime nagu vabariigis tuntud oma spordiga. Ja mina tahaks teha, et mu isa nagu mäletatakse selliste asjadega. Ja kui me spordist natuke räägime, siis ma võib-olla natukene mõnda inimest siin üllatan. Ma näiteks tooks teile mõned sellised näited. Minu isa tegeles ratsutamisega, tegeles motospordiga, boksiga, sõudmisega. Tema on osalenud ka Tartu maratonil vanemas eas, aga motosport oli meil niisugune perekondlik traditsioon, siis mina olin alati isaga kaasas, me olime seal Tallinnas, kus on siis need vallatud kurvid seal, kus need motospordivõistlused käisid, siis mina isaga alati istusin seal, igal võistlusel käisin kaasas. Aga sõudmises näiteks, minu isa on Eesti Sõudmisliidu leksikonis kirjas. Isa on 8 paadi hõbe, on saanud 57. aastal, 4 ja 8 paadis on ta Tartu meister. 58. aastal oli ta Eesti enese meistrivõistlustel paadis hõbe ja 59. aastal sai ta siis sõudmises pronksi. Ja minu isa on 81. aastal valiti ta spordiühingu jõud hauliikmeks ja et tema, ja kui nüüd siin isa kadus ära, siis oli ka just Eesti Sõudmisliit oli see, kes teda meeles pidas ja ka pere poole pöördus. Ja muidugi isa on Eesti NSV-tehniline insener, mida juba tänapäeval väga millekski ei peeta, aga seda selliseid auastmeid või niisuguseid autunnustusi niisama ei antud. Nii et isa oli tubli sporditegija ja minu isa päeval ka saati sellega, et kell 6 mindi jooksma ja siis ta kella 7 jooksis ja et ta kella 8 tööle saaks, kes oli iga hommik, mitte nii, et vahel, ta jooksis iga hommik. Vahel üritasin mina ka kaasas lonkida, aga mul ei tulnud hästi välja. Ja minu isa suusatas meeletult. Kui oli talv, siis minu isa tuli tööle kella 5 ja pani sirgelt neeruti poole. Korra ta seal kukkus, murdis endal õlaliigese luu ära, mis ka hiljem tal seal siis valesti kokku kasvas ja siis tal seal uuesti murti lahti. Ja isa armastas tohutult ujuda ja ma arvan, et ta ujuda ei suutnud selle oma käe pärast. Ja vahel, kui ma sinna Estonia peale mõtlen selles suures meres, et ta võib-olla, ta ei saanud arvatavasti seal ujumisega väga hästi hakkama. Et ma tahan, et mu isa mäletatakse ikkagi just selliste positiivsete asjade poole pealt. Kadrina väljaehitaja, spordientusiast, sporditoetaja ja hariduse toetaja. Ja ta oli hea inimene. Jah, tuleb nõustuda. Et nii nagu on öeldud ka Ottameri kohta, et ideoloogiliselt küll kommunistlike vaadetega, aga see oli toonane aeg. Jah, selle aeg teistmoodi ei saanud. 50 aastat Nõukogude okupatsiooni, et me ei saa lihtsalt seda maha vaikida. Ja ma arvan, ma olen ise vahel mõelnud ka, et ikkagi need inimesed, kes olid sellel ajal tegusad, nad oleksid olnud ka tegusad praegu ja nende see olemus ei lasknud neil lihtsalt kuskil nurgas olla ja nad otsisid võimalusi, kuidas sellel ajal
tegutseda, aktiivne olla, eks ole. Ja just see Kadrina arendamine, mu isa tõesti otsis võimalusi, kuidas Kadrinat arendada. Muidugi ei saanud ehitada selliseid keskväljakuid ja nagu praegu on ja kõnniteid siin teha, sest sellel ajal ei tehtud niimoodi, see olid teised ajad. Aitäh, et intervjuu andsite. Jah, palun, võtke heaks. Aitäh. Sai lobiseda. Ja soovime teile veel omalt poolt kõike head. Ja, aitäh, teile ka. Aitäh. Tegutsege edasi. Kui Rakverest Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus teer. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 29. saade on eetris juba 27. mail. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk neeruti neidudelt siis muusi saad. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et neeruti neidudelt siis muusi saad.